naabrimees! No tervis! No tere! Kas kaupa ka teeme? Poe juurde saab või? No poodi me nüüd jälle lähemegi. Väga hea, ma tuleks koos teiega. Tuleks iga hommik ära käia vara, sest ega enam autot pole, millega sa iga hetk minna. Ärme autost praegu räägi, see on... Alari, kas automaks on sind ka nüüd jalameheks teinud? Kuule jah, see on selline teema viimasel ajal, eks ma olen mõelnud. Mul veel Mersu seisab kuuri all, aga noh, ma ütlen, et ega siin pooled naabrid on oma autod maha müünud ja ega ma ise ka väga ei taha siin nüüd eputada, et ma olen see kõva mees, et... No ja muidugi, kui kõik on juba kokku ostu viidud, ega siis ei julge näidata. Ma see on küll ikka julge tegu, et auto alles hoida. Mina arvasin, et minul vedas, et ma sain oma Avensis ühele lõunaeestlasele maha müüa odavalt. No Lõuna-Eestis, mis need panevad ju Lätisse kirja kõik. Seal on see asi veidi leebem, aga jah. Kuule, ma mõtlen, et see on juba tõesti julge, et sul auto alles on. No ma mõtlen, et kas hoida või mitte või mis ma teen. Hobusega on ju lihtsam. Ja ei, ma saan aru, aga vaata, sul oli väga kena Mercedes. Ma saan aru, et sa praegu ei julge näidata ja sellisel äreval ajal. Aga kas sa julgeksid mulle mingi päev anda sellega nagu sõitmiseks natukene? Ma nagu väga kaua ei ole saanud autoga sõita, eriti Mercedesega igatseks. Ei no, sulle, Silver, ma ikka annan. Aga no, tule niimoodi veidine tööpäeva lõppu. Vaata, kui kõik naabrid ja on kodus ja vaatavad, et me siin kärutame Mersuga edasi-tagasi, tead, noh. Ei ole vaja, ainult. Ei ole vaja. Tule niimoodi, et... Parem on, kui keegi ei märka, vaata. Sa teed ju kodus ja... Ja, keegi jälle. Saab ikka, miks ei saa? Väga hästi. Jään ootama. Ega siis naabrimees ikka aitab naabrimees, näed. Tood hobusega mu poodi ja... Ega ikka, saab. Meil on nüüd kütuse jaoks vaja organdipõlde. Jaa. Ega ma hobutranspordi ei kurda, aga vaata, see vana autoajakirjaniku haigus, et ühel hetkel tahaks ikka mingi autoga sõita. No tehnika on tehnika. Muidugi ega sellel käulal ka midagi viga pole. Sellega mine või pulva. Noh, Silver poiss. No, Alari. Nii. Näed, võti on siin. Tänan. Ma püüan ettevaatlik olla, et keegi ei märkaks väga. No, lõputse ka ikka. No ikka. See ikka vaata, mis siin kapoti all on. Ja, mulle tänu. No teeme nii, pärast näeme. Jaa, aitäh. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. No nii, selle ürgse puu taustal ei tohiks keegi märgata, et me siin autoga oleme. Aga igal juhul tänapäeval eksisteerib väga palju autosid, mille puhul paljude puhul võib väita, et hobune on nendest mõistlikum ja ratsionaalsem liikumisvahend. Kuid, kui maailmas oleks alles ainult üks auto ja nagu praegu on, kuna enamus on kokku ostu viidud, siis võiks olla just see Mercedes-Benz CLA. See CLA, kui oli turule tuleku hettel 2013 maailma kõige aerodünaamilisem auto. Tuuletakistustegur oli vaid 0,22 ja kõik need voolujoonelisus kapoti peal tagaosas, kõik on tehtud ainult sellepärast, et tuuletakistus oleks võimalikult väike. Mercedest võib üldsegi pidada 4-ukselise kupee idee autoriks, sest 2004. aastal olid nad oma CLS-iga maailmas esimene bränd, kes sellise auto tõi. Ja 2013 aasta oli CLA palju väiksem kupee mudel ja selle auto alguslugu on tegelikult üsna huvitav, sest tegelikult on tegemist Mercedes-Benz A-klassi luuperaga, millele on lihtsalt antud selline võimalikult ilus tagajoon, kuid tehnika ja palju varustust on ikkagi A-klassilt pärilt. Kuid, mis pole A-klassilt pärilt, on pagasruumi maht. Kui A-klassil on seda 130 liitri jagu vähem, aga siin on juba 470 liitrit, kuid natukene ikkagi liiga vähe, et siia saaks pugeda, et ma pigem seda ei tee, sest et ma arvan, et pool minust siis läheb lõmmi kuidagi. Ilu nõuab ohvreid. Mina arvan ja võib-olla paljud arvavad, et ilma prillideta näen ma hoopiski enam välja.
ja samamoodi arvab Mercedes, et aknaraamid näevad ilma raamideta või aknad näevad ilma raamideta palju ägedamad välja ja tegelikult nagu ka prillide puhul nende äravõtmine ja jälle tagasi panemine on ilmselt tülikas, kuid ja samamoodi on selle ilma raamita akna puhul, kui me laseme ta kinni, siis ta peab alati natukene seda akent tõstma, nüüd ta langetab ja nüüd ma panen kinni ja ta jälle tõstab natukene, nagu prillidegi puhul jälle, et olla ilus, pead sa need tihtilugu jälle peast ära võtma. Ilmselt kõnetab A-klassi kupee ehk siis CLA väga paljusid inimesi, nii noori kui ka vanu ja näiteks kui sinu poeg, kes on alles saanud endale load mingi 18-aastaselt ja nuiab, et ta tahab seda CLA-d endale esimeseks autoks, siis sa võid talle selle osta, aga sa ei pea muretsema, et see on natukene liiga nagu metsik temale, sest et seda sai ka 1,6 liitrise vabalt hingava bensiiniga, millel oli vaid 122 hobust. Siin on aga meil esindatud 2,1 liitrine turbodiisel, millel on 136 hobust, kuid seda sai ka 177 hobujõulisena ja erinevalt sellest C-klassist, mida me mõned kuud tagasi tutvustasime, sellel Renault mingit sugemetega mootorit valikus ei olnud, kuid kui sa tahtsid ikkagi midagi väga meeleolukat, midagi sellist kosmoseraketi stardiga laadselt, siis selleks oli AMG mudel, millel oli ka 2-liitrine turbobensiin, kuid sellel juba 280 kilovatti, 380 hobujõudu ja nii nagu ta oli turule tuleku ajal kõige aerodünaamilisem auto, oli ka see mootor kõige suurema võimsusega 2-liitrine mootor, mis tol ajal turul oli. Kui CLA tuli turule, võis ta muidugi interjöör tunduda väga äge, kuid samas oli see vägagi sarnane A-klassi omale ja mis muutus peale facelifti, see auto on facelift mudel, muutus see, et näidikute ümbrus muutus mustaks, kui varem oli see näiteks valge ja ainult 7-tuline ekraan on siin, tegelikult palju plastikut, kuid mugavusvarustus on sellegi poolest vägagi hea ja oma aja kohaselt kindlasti konkurentidest täielikul kõrgusel. Ja mis tal veel on lahedat tolle aja kohta muidugi hädapidurdussüsteem, distantsialgi püsikiirushoidja, automaatparkimine ja muidugi ka see vägev panoramkatus, mis on sellise musta katusega, jätab eriti laheda koopaefekti, kuid eriti pimedas ja tegelikult on ka meeleoluvalgustus olemas tagaistmes ja istme seljatugedes, mis on sellele CLA-le ainult omane, teistes autodes sellist asja ei kohta. Sellel isendil on topeltsiduriga 7-astmeline automaatkäigukast, mis on eriti nauditav on see, et käike ta vahetab juba üsna madalatel pööretel ja kui muidu võiks pidada 2,1 liitrise töömahuga mootorit natukene väikeseks, siis sellise auto puhul väikesema kupee puhul on see täiesti piisav ja on siin piisavalt erksust. Samuti oli ta saadaval manuaalkäigukastiga, millel oli 6 käiku ja lisaks on ta esiveoline, mis võib olla paljudele Mersu fännidele selline natukene kurb faktor, kuid seda sai ravida nelikveolise mudelina ja näiteks AMG versioonis, mis maksis juba õudselt palju, oli nelikvedu standardis ja tegelikult kui rääkida veel kurbadest detailidest ja minevikust, sest me kõik vaatame ju automaksu ajastul minevikku, siis 2013. aastal, kui ta turule tuli, oli tema baashind kõigest 27 000 eurot, kuid uuel mudeli puhul, mis tuli 2019, maksab praegune baashind ligi 50 000 eurot, kuid samas on ta ikkagi olnud üsna populaarne. Juba 2015 saavutas Mercedes 100 000 müügise aastatulemuse ja endiselt on tegelikult müüginumbrid kõrged tänase päevani hoolimata kõikidest maksudest, mis tema tiibu püüavad kärpida. Juures oleval pildilt näete, on autod kõikide majade juurest kadunud. Ja nagu te kohe järgnevalt juures oleval pildilt näete, on autode asemele tekkinud järjest enam hobuseid. Ehk mis on täiesti mootorsõiduki maksuvabad liikumisvahendid ja mida külarahvas aina enam kasutab. Ja kui te olete vahepealse aja jooksul näinud mõnda hobust või tähendab mõnda autot kusagil liikumas või olete kuulunud mõne autovuhinat, siis ma kohe näitan teile selle kurva koha, kuhu need kõik autod paraku suunduvad. Aga jälle tõepoolest,
igal pool on näha järjest enam hobuseid. Vanad head ajad tulevad tagasi, nagu Henry Ford poleks mitte kunagi konveierit autode tootmiseks leiutanudki. Nagu te näete, siis kõik autod ongi toodud kokkuostu ja mõned üksikud autod, mis veel sõidavad, leiavad ka paratamatult oma teekonna siia. Ja kui te kuulete eemal mingit vuhinat ja mõtlete, et see võib-olla tuleb veel sõitvatest autodest ja kogu lootus pole veel kadunud, siis te eksite. Seda vuhinat teevad nende autode rahutud hinged. Kõik nad, kes on viidud siia kokkuostu ja mitte sellepärast, et nende läbisõit oleks muutunud liiga suureks või et neid oleks olnud kulukas parandada, vaid ikka selle tõttu, et nende kõikide surma paratamatuks põhjuseks on mootorsõiduki maks koostöös registreerimistasuga ja aastatasuga. Passoi! Oota nüüd! Tere naabri! Tervist! Kuulge, mul on rohelist kütus kaasas. Ma tulen otse poest. Vaata, kui tubli. Võib tankida natuke või? No võib ikka. On paak ikka täis või tühi? No hakkab tühjaks saama. Oi, kui tubli. No Wolfu, jaa. No ma ronin peale nüüd. Lähme üheskoos jälle poe poole ja toome. Küll on hea, kui on ikka sama tee. Ma hakkan selle suksuga ära harjuma ja ma ei teagi, kas ma enam oma Mersuga sõita tahan. No, võime minna. Kuule, ma tahtsin sulle öelda väga tore, et ma sind jälle täna siin küla vahel nägin, et väga hea meel, et sa julgesid mulle oma Mersut laenata sõitmiseks. Ja väga meeldis. Ma saan aru, et sellise ombutranspordiga on selline tabu teema, aga tõesti, ma ei tea, kas sa äkki julged mõnele õhtupoolikult mulle uuesti sõitmiseks anda. Kuule, just tullakse järgi. Sai kaupta tehtud ja annaks küll hea meelega, aga... Kas minu sõitmise pärast siis keegi märkas mind või? Ei, no ma ei tea, ma mõtlesin kõik need automaksud ja mul on sellest kõrjauguni. Aga tead, oota, ma lähen nüüd maha. Kuule, tubli naabrinaine. No tubli. Tead, mis naabrimees? No. Näed, siin on natuke kütust. Ja... See on hea universaalne toit, et sobib nii hobusele kui ka endale. Jah, ja roheline. Roheline, absoluutselt. Öko. Kuule, näed, osta hobesele kaera, sest et... Mersu eest said, jah? Seda puru ikka jah, aga eks ma tule sinuga nüüd iga hommiku peaaegu vist, et siis mul ei ole vähemalt hingel valus, et sõidan teie rasva peal siin, et siis osta hobesele kaera ja eks siis hommikul jälle näeme. No muidugi, tegelikult õigem ka, kõik tanklad on juba kinni pandud, aga porgandid on juba täis hobust. Ja Mari, ole sina ka tubli. No nii. Järgmise korrani. No nägemist. Jaa, tšau!